Hea Peipsiääre valla elanik, minu kaasava eelarve ideeks on toiduringluskapp. Mis see toiduringluskapp siis on? Tegelikult toiduringluskapp ei ole absoluutselt mõeldud sotsiaalabina, vaid toiduringluskapp on mõeldud inimestele, kes hoolivad toidu mitte raiskamisest ja targalt tarbimisest. Toiduringluskapp näeb välja tegelikult nagu täiesti tavaline kapp, mis on ilmastikukindel ja ta on jagatud siis kahte osasse. Ühes osas on jahekapp, kus hoitakse siis kiiresti riknevalt toiduaineid ja teises osas on asjad, mis ilmastikust nii väga mõjutatud ei ole, näiteks kuivained ja sellised asjad, mis peavad siis temperatuurile vastu. Toiduringluskappi ma näeksin, et kasutaksid kõik Peipsiääre valla elanikud, kes hoolivad sellest, et korralik toit, mis kõlbab süüa, ei leiaks tee prügikasti, vaid hoopiski inimesteni, kes seda tarbida soovivad. Toiduringluskapp ei ole kindlasti prügikast. Sinna ei ole mõtet tuua selliseid asju, mis enam süüa ei kõlba või mis on juba riknenud. Küll aga, kui sa näiteks lähed pikemale reisile ja sul on vaja tühjendada kas külmkappi, ei taha neid asju ära visata, võid sa need loomulikult tuua ilusasti pakendatud toiduringluskappi. Samuti soovime koostööd teha näiteks kohaliku koolimajaga, kes on juba mõista andnud, et nad hea meelega tooksid oma ülejäänud toidu ka siia toiduringluskappi ja loodetavasti teeksime koostööd ka kohaliku Coopiga. Aga kõigepealt on toiduringluskapp mõeldud ikkagi kõikidele Peipsiääre valla elanikele, kes saaksid oma kodust siia asju tuua ja samuti siit ka midagi kaasa haarata. Aastal 2021 tegi Keskkonnaamet uuringu ja sellest tuli välja, et Eestis tekib üle 160 000 tonni toidujäätmeid aastas. Sellest pool on tegelikult täiesti kõlblikud toiduained. Toiduringluskapi esimese kapi planeerime me siia Alatskivi Coopi juurde ja see jääb siia avatuks kõikidel aastaaegadel 24/7 ja ta on ka valgustatud ja varustatud päikesepatareiga, et oleks eriti roheline.